ei luba küll kuiva suuga kõrtsist mööda minna. Kuule, too 4 välja, vahetan raha parem lahti siin. Oh, kurat, no see on mehe jutt, no tule sisse, lööme rahad lahti. Mil see kõnnib kõrtsi teeda, mil see kõnnib kõrtsi teeda, otsib õllehoone heida, otsib õllehoone heida. Olge terve, olle seppa, olge terve, olle seppa, olge terved kalja seppa, olge terved kalja seppa, kes teinud olle puunase, kes teinud olle puunase. Päris võrdusmärki ei tahaks me kõrtsu ja Facebooki vahel ka vedada. Aga mingeid sarnasusi seal kindlasti on. Mingisuguseid sarnaseid otsimisi. Ja üks võib-olla, kui me omavahel vestlesime, üks selline keskne märksõna oli kommunikatsioon ja inimestevahelised suhted. Inimestevaheline suhtlemine oli elusam, kui ta praegu on. Me ilmselt suuresti olema kohanud, et grammatikasse tulevad meie oma emakeelde ja grammatikasse tulevad reeglite muudatused tänu sellele, et internetis ei ole või arvutiprogrammides ei ole võimalik kõikide vanade grammatikareeglite järgi suhelda. Kirjavahemärgid ja muud sellised asjad. See võõrandab elust. Nii et veel kord, see ei ole võrdusmärk Facebook ja kõrtsu vahel, aga me otsime, mis on need ühised nimetajad. No üks ühine nimetaja on kindlasti informatsioon, et elus on olnud igasugust kummalisi perioode. No, ma kuidagi arvangi, et ma olen, meil räägitakse sellest, et kas on elu pärast surma ja et vaat siis on veel see elu ja siis on veel see elu ja siis on veel see elu. Aga mina arvan, et mina olen selles elus elanud 5 elu, et on 5 Margus Mikomäge olnud. Et üks on selline, neid võib perioodidesse jaotada. Ühel eluperioodil olin mina politsei pressiesindaja Raplas. Ja siis ma veetsin palju aega kõrtsis. Ja ükskord oli nii, et... Kuule, minu mõtted on nüüd segased. Anna veel üks klõnks, et lähevad selgemaks. Ega see jumala vili ju paha tee. Ei, ma panen juba ilma mõõduta kohe siit, vaata võtnud kõik sägu juba. Võtta pois nüüd tunne, Magu, saab mul parasjagu. Kuule, võta sina ka veel üks. Ega me nii noorelt enam kokku saa. Ei. Ma läksin kõrtsi, tegin oma päevatöö nagu ära, läksin kõrtsi, jõin õlut poistega, sain teada, et 2 tunni pärast algab politsei liiklusreid, et vaata, et sa rooli ei istu, et kui sa juba õlut oled joonud. Et seal politseis olles, seal hommikusel koosolekul ja igal pool politseinikega suheldes, ma seda teada ei saanud, aga kõrtsis juba teati. Ja et äkki see Facebook ongi ka mõeldud selleks välja, et inimesi ühendada. Et kõik me oleme Facebookis. Peaaegu kõik ongi Facebookis. Et jah, et see ühendab äkki kogu maailma. No, mina olen siit 3 ainsam erand. Mina Facebookis ei ole. Mina olen rohkem kõrtsus. Kuid täna lasin oma pojal kiirkursuse teha, 5 tundi, mis asi on Facebook. Ja enam-vähem ma sain aru. Ja mulle tundub, et nad on head kõrtsutoad, kahjuks ilma viina ja õlleta ja ilma tubaka lõhnata. Kuid igal ühel on oma tuba, kuhu võib sõber sisse tulla, kui sina lubad. Sa võid selle rubla, et mul siin kõrtsis juua nii, et maa must. Kõrtsus on natuke mõnusam. Sinna võib sõber tulla alati ilma küsimata. Too
suu niljast välja, minu süda küll ei luba kõrtsis kuiva suuga mööda minna. Vahetan raha lahti siin. Vaat kurat, see on mehe jutt juba. Ossa pois viina. Nii et mina jään alati selle poole, et natuke inimlikum ja natuke südamlikum on see, kui sa inimest näed ilma klaasi ja ekraanita ja räägid taga otse. Ja ma mäletan lugusid, kuidas kanged sellised joodumehed on rääkinud, et kui ikka mitu päeva järjest korralikult viinaga sõprust teha, et siis on olnud selliseid hetki, kus teisel või kolmandal päeval, kui peaks olema nagu purjus või deliiriumis, inimene järsku märkab, et on täiesti kain. Religiooni loos räägitakse sarnastest lugudest, et see, kes tegelikult purju üldse ei jää, on inimese sisemolemus või sisimina ja mõnikord väga harva võib siis juhtuda tõesti, et välimine inimene või välimine mina kukubki, see mõistuslik mina jääb purju ja kukub maha ja siis jääb järgi see päris mina. Püütakse leida ise seda teadmata, aga võib-olla siis kuidagi alateadlikult püütakse jõuda sinna sisima tuumani, et see väline inimene, kes tunneb hirme, kes on siin maailmas kaduv nähtus ja sellest ka põhjustatud igasugused hirmud, et see püüab igal moel sellest vabaneda ja mõnikord õnnestub see just võib-olla kõrtsilaua taga. Kui neil Mahtra meestel oleks seda viina natuke vähem käes olnud, ehk oleks siis asjad ka teistmoodi läinud. Et tähendab, ma arvan, et eestlase kultuurikiht ei ole veel nii kaugel, et ei tekiks alkoholismi ja alkoholism on juba diagnoos. Et selleks, et ennast endaks juua, peab olema paksem kultuurikiht, kui meil on. Ma olen siit kuskil näinud. Kurat, lollakas, ma olen su poeg. Mis? Minu poeg? Nalja teed või? Anti, sina? No kuidas sina siia sai? Ja noh, ega see on lihtsalt selline lugu ja enamuses lõpeb see ikkagi mürgitusega või 100% lõpebki mürgitusega. Ma ei tahtnud seda nüüd öelda, et tehke nii, vaid vastupidi, on olemas muud teed ja muud variandid, aga mõnikord on niimoodi juhtunud. Mulle meenub, et Uku Masin kuskil oma essees ütleb, et teda huvitaks see fenomen, mida joodikud kogevad just seal kuskil sügavas faasis, aga ta ütleb, et noh, selleks ei ole aega ja tõepoolest inimese elu on küllaltki piiratud, et minna seda teed ja võib-olla hoopis komistada ja komistada. Poole meele poiste, saanud harga naiste peast.